laul 111. Iisraeli karjane, võta kuulda, kes sa Joosepit juhid kui lambaid. Ära jäta mind maha, mu õnnistuse Jumal. Saada abi oma rahvale, õnnista oma pärisosa ning hoia neid kui karjane ja ülenda neid igaveseks ajaks. Issand on tõesti üles tõusnud. Halleluuja. Ma tahan Jehova heldusest igavesti laulda. Ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlveni. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni.
mis on tal oma patud, südamest ja suust nõnda üteldes. kõige väeline Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõttel, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult igavesti küll olen ära teinud. aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastusel ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. ole sa mulle vaesele patusele inimesele armulik ja anna andeks kõik minu patud ja anna mulle armust oma püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. kui see on teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda üteldes ja. selle teie tunnistuse peale, et tema pattu kahetsete ja usus oma lootuse panete ainuüksi Jumala armule, mis Kristuses on ilmunud. kuulutan teile kutsutud ja seatud Jumala sõna sulasõna Jumala armu ja mõistet issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Issand Jumal, taevane Isa, meie palume sind juhata ja valitse meid oma püha vaimu läbi, et kõiges südames sinu sõna kuuleme ja vastu võtame ja seeläbi pühitsetud ole. Jeesuse Kristuse, sinu poja peale kõik oma lootuse paneme, oma elu sinu sõna järele parandame, kõige pahanduses hoiame ja igavesti õndsaks ole. Sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Me kuuleme Jumala sõna lepingu verega on surnust üles toonud lammaste suure karjuse. Meie issanda Jeesuse valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saaku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Karjate kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas, keset viljakat maad. Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis, nagu nussel päevil. Otse kui sinu Egiptuse maalt lahkumise päevil, näitama neile imetegusid,
aga nad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest. Nad panevad käe suu peale. Neil jäävad kõrvad kurdiks. Nad lakuvad põrmu nagu madu, maaroomajate sarnaselt. Nad tulevad värisedes välja oma linnustest. Lähenevad vabisedes Issandale, meie Jumalale. Nad kardavad sind. Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod ning heidab nad kõik meie patud meresügavusse. Sina osutad Jaakobile truudust, Abrahamile armu, nõnda nagu sa meie vanemaile oled vandega tõotanud muistsel päevil. Aamen. Ja me tunnistame oma usku. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saanud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Seal tema tuleb kogu mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osasust, patud andeks andmist, igu üles tõusmist ja igavest elu. Laul 317. Israel.
teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me kuuleme Johannese evangeeliumi 10. peatükist. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile. Nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulnud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varasse ei tule muud pärast, kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Aamen. Jeesus on see hea karjane, keda Taavet oma laulus kiidab. Haljal aasal võime lõõgastuda tema kaitsva pilgu all. Pühas ristimises ta võiab meie pead oma püha vaimu õliga. Ta katab meile armulaua meie ägedate vaenlaste silme all ning söödab meid oma ihu ja verega. Ta kosutab meie hingi pattude andeks andmisega ja juhib oma sõnaga õiguse rööbastesse. Läbi pimeda surmaru viib ta meid igavesse ellu. Hea karjasena kõnnib Jeesus meie eel, jagades meiega inimlikku kannatust ja surma. Et meie võiksime jagada temaga ülestõusmist. Et meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Tänasest evangeeliumi tekstist kuulsime, et ta on ka lambatara värav. Ei ole teist teed igavese elu haljale aasale, kui üksnes risti löödud ja üles tõusnud Kristuse ihu. Issand ise ütleb seda väga selgesti. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Maailmale ei ole antud pääsemiseks teist nime kui ainult Jeesus. Tema on tee, tõde ja elu. Kõik teised teed, ükskõik kui kütkestavad, kui religioossed või õiglased nad ka ei tunduks olevat, viivad hävikusse. Ta on nii värav kui ka väravavaht. Ta kaitseb oma lambukesi valeprohvetite ja õpetajate eest. Jeesuse aegses Palestiinas aeti lambad ohutuse mõttes ööseks tarastatud koplisse, millel oli ainult üks värav. Ustav ja hea karjane heitis tavaliselt väravasse pikali, et ohu korral oleks võimalik kohe sekkuda. Piltlikult öeldes oli karjane ise otse kui värav. Värav oli kohaks, kus sai vahet teha õige karjase ja varga vahel. Tõeline karjane sisenes karjatarasse värava kaudu päevavalguses ja valvuri silma all. Samas kui võlts karjane ja varas püüdsid siseneda aeda öövarjus. Jeesus eristab
tõelist valest. Need on õiged õpetajad, kes kuulutavad pattude andeks andmist, risti löödud ja ülestõusnud Kristuse läbi ning juhatavad inimesi ristimisvee allikale ning sõna ja sakramendi rikkalikule karjamaale. Variserid mõistsid Jeesuse hukka pimeda tervendamise eest hingamispäeval. Selle asemel, et juhatada inimesi Jeesuse juurde, nad nõudsid kuulekust enda välja mõeldud käskudele ja keeldudele. Jeesuse lammatala värav on kitsas. See on sama kitsas nagu suure reede rist. Siseneda läbi selle värava, Jeesuse surma ja ülestõusmise värava tähendab olla puhtaks pestud tema verega. Või nii, nagu ilmutusraamat ütleb, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Sellepärast on nad Jumala trooni juures. 1931. aastal kandideeris Lääne-Nigulas koguduse õpetajaks Friedrich Poplamets. Kui kandideerimisjutlus oli peetud, seadis ta sammud koju Tartumaa poole. Kiriku juurest läks tee Nigula rongijaama. Rong tuli ja sõitis peatumata mööda. Friedrich, kes oli arvanud, et tema proovijutlus ei olnud kõige paremini õnnestunud, nägi selles hetkes Jumala kutset. Ta tuli Nigulasse tagasi ja ta võeti koguduse õpetajaks. Hiljem sai ta teada, et Nigula rongijaam oli teivasjaam, kus rongile soovija oleks pidanud käe tõstma rongi peatamiseks. Ja kui 1944. aastal olid mitmed koguduse õpetajad Tallinnas konsistooriumis just võtnud vastu otsuse Eestist lahkuda, sattus Poplamets ka sinna. Nad kutsusid Friedrichi liituma lahkujatega. Friedrich ütles neile: ma tulin siia armulaua leibu ostma. Mul on pühapäeval armulauaga jumalateenistus. Nii ta jäi ja teenis kogudust ühtekokku 51 aastat. Ta ütles hiljem, et jah, ta oli mõelnud ka lahkumise peale, aga oma südames kuulis ta häält: sina jää oma karja juurde. Karja juurde jäämine tähendas palju tööd. Rasketel aegadel tähendas tagakiusu ja suurt muudatust. Näiteks 70. aastate keskpaiku oli paljudes kogudustes leeris ainult paar inimest varasemate suurte leeride asemel. Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Suure reede ja ülestõusmispüha sündmused kõnelevad meile sellest elust. Jeesuse võit surma üle on meilegi elu toonud. Paraku ei taga see meile pikka iga tervist ega jõukust. Ülirohke elu ei seisne varanduse külluses. Ülirohke elu, millest Jeesus räägib, tähendab loomulikult igavest elu. Siinse elu suurimaks õnneks ja tõeliseks vabaduseks on see, kui meid on kutsutud või võib öelda, et lausa surutud läbi Kristuse surma
ja ülestõusmise kitsa värava tema lambatalasse, tema rahva hulka, tema kirikusse. Meile on antud valikuvabadus hea ja kurja vahel. Vaimses maailmas ei ole neutraalset pinda. Iga sammul peame otsustama, kas on mõtte, sõna ja teoga täidame Jumala tahet või oleme saatana käe pikenduseks. Targem oleks valida kahest võimalusest Jumala kummardamine ja teenimine, sest selle valikuga käib kaasas kingitusena igavene elu. Aamen. Laul 214. sa ilmutasid end pärast ülestõusmist omadele ja täitsid
nende südamed vägeva lohutuse ja üleva rõõmuga. Saada meidki meie elurännakul, et meie süda usus süttiks, kui sa meid kõnetad ning meile sõna seletad. Astu sisse meie kodudesse, ole iga päev meie külaline ning murra meile leiba, nagu sa tegid seda Emmauses. Luba meid sind ära tunda pühal armlaual. Kinnita meie usku, nagu sa julgustasid jüngreid, kui nad olid varjunud lukkude taha. Issand, kuule neid. Kristus, meie lunastaja, sa oled oma kiriku rajanud maailma, et inimkonna uus algus temas ilmsiks saab. Sa jätkad oma lunastustööd koguduste kaudu. Kutsu meid sinust tunnistama, ligimest teenima ja sinu riiki ehitama. Läheta meidki, leinajaid ja kurbi, lohutama rõõmusõnumiga eluvõidust surma üle ning eksijaile teed näitama sinu kui elava issanda juurde. Luba meid kõigepealt uue elu tunnistajateks olla oma lähimatele, perele ja sõpradele. Täida uue eluga ka meie kodumaa ning õnnista tarkuse ja õiglusega meie presidenti, Riigikogu ja valitsust. Issand, aita meid. Issand Jeesus, kinnita meid igavese elu lootuses ja aita julgelt sellele toetuda, et sinu ülestõusmisest alates paistab sinu valgus meiegi hauahämarusse. Ole kiidetud, et me sinu läbi sellest valgusest tohime osa saada igavesti. Issand, olgu teiega. Tõstke südamed Jumala poole. Meie tõstame südamed Issanda poole. Tänage Issanda oma Jumala, see on õige ja aus. Tõesti, see on õige ja aus ja hea, et meie sind, Issand püha, kõige välja ei saa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse, ma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Selle pärast laulame kõigi inglite ja taevaväe hulkadega sinu aunimele kiituse laulu.
nõnda kui heinaandel anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jõudit ja nüüd ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaga, tänas, andis neile, ütles: võtke, jooge kõik sealt seest. See esimene karikas on uus leping minu veres, mis teist valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui sealt joote minu mälestuseks. Nii sageli, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutage teie issanda surma seni, kuni tema tuleb. Issand rahvu olgu ja jäägu teie kõikidega. Tänage issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Meie täname sind, kõigeväeline Jumal, et sama sõna ja sakramendiga meid oled jahutanud ja palume sind, õnnista meile seda armust, et meie sinu sisse kindlasti usume ja kõik üksteist südamlikult armastame Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Laul 118.